omavalitsusjuhtidel, arendustöötajatel teada, et kuidas, kui kavandatakse samamoodi avalike teenuste ühist osutamist, mida tuleks arvesse võtta, kuidas neid tegevusi planeerida. Ja need tänased näited, 5 tükki, on 5 projekti, on valitud ka selliselt, et näidata neid erinevaid integratsioonivorme või kuidas neid avalikke teenusi võiks pakkuda. Valdav enamus on suunatud küll uuringutele ja analüüsidele, ehk et mitte praktilisele rakendamisele, küll üks esimene projekt ühisametnike rakendamine, seal oli tegemist projektiga, kus oli teada selge vajadus, et milliseid ühisametnikke oleks vaja või millistes valdkondades on selge, et ei ole mõistlik võtta tööle ühte omavalitsus konkreetse ala peale ühte ametnikku, vaid see oleks mõistlik lahendada mitme omavalitsuse peale ja võtta tööle üks ametnik, kes mitmes omavalitsuses selle teemaga tegeleb. Ülejäänud projektid on valdavalt uuringud ja analüüsid, millele me loodame väga, et selle projekti lõppedes järgnevad ka praktilised tegevused. Ja täna me ei ole siia konkreetselt toonud nüüd ühinemise ettevalmistamiseks seotud projekte, sest seal me räägime juba konkreetsemalt, ütleme võib-olla pikemaajaliselt ka varasemalt läbimõeldud tegevusi, ehk et see soov ühinemiseks oli juba enne taotluse esitamist selgelt olemas. Täna siin on tegemist ikkagi projektidega, kus tunti seda vajadust ja pigem hakati alles uurima, et millised on need ootused ja vajadused, millised on võimalused üldse koostööd tegema hakata. Ja siin on selliseid projekte, mis on suunatud konkreetsetele valdkondadele, näiteks Setomaa valla projekt, mis räägib 4 vallast, 4 konkreetsest valdkonnast, mis osas soovitakse koostööd teha ja kuidas nad selleni projekti lõpus jõuavad, kui palju nad on kaasanud erinevaid osapooli, kõigist sellest räägib Peeter Sibul Meremäelt. Ja näiteks suurem või laiaulatuslikum projekt pealinna regiooni omavalitsuste ühiste teenuste osutamise väljatöötamine, et seal on kaasatud suurem piirkond ja rohkem, ütleme, et see valdkond ei olnud nii selgelt ära piiritletud, millistes valdkondades soovitakse koostööd teha, et see valdkond oli laiem. Ja näiteks viimane projekt, millest räägib Aarne Tilk Põlva vallavanem, on jällegi seotud väga konkreetse teemaga sotsiaalteenuste 2 omavalitsuste vahel, tegemist Põlva linna ja Põlva vallaga, Põlva vald, Põlva linna ümber Rõngas vald ja ilmselgelt väga mõistlik ja põhjendatud liikuda edasi ühisele koostööle sotsiaalvaldkonnas. Ja usun, et need ettekandjatelt saab küsida küsimusi ja nad kindlasti toovad ka välja selle, et mis on need ootused ja mis on võimalikud järgmised tegevused sellele, kui need uuringud ja analüüsid on läbi viidud. Et siin ma teeksingi sissejuhatuse esimesele projektile. Leo Aadel, Haljala vallavanem, et tuleks rääkida ühisametnike rakendamisest Lääne-Viru omavalitsusest. Vahel, kas keegi on Moonika käest küsida juba midagi? Üks tähelepanek veel, et tegemist on toetusprogrammiga ja meil oleks hea, kui me täna saaksime teie käest ka tagasisidet selles osas, mis kuulutab võib-olla järgmiste toetustegevuste planeerimist, et kui palju on sellest teie jaoks kasu olnud, millised on veel ootused, mida peaks võib-olla nendes lähenemistest muutma, et kui tekib võimalus sarnastele tegevustele toetust pakkuda, et mida võiks arvesse võtta teie poolselt tagasisidet, et samamoodi täna saab, et see on ka üks meie eesmärkidest. Kui on küsimusi? Küsimusi ei ole, siis Leo Aadel, palun.